Tere tulemast tagasi vaatama saadet Mis teed ja seni kuni sina näiteks reklaamipausi ajal käisid võikusid tegema või midagi muud, meie Liisiga teleporteerusime siia Võru külje alla Hämsa Mahe restorani. Ja kuna on veel meie kõhtudes ka ruumi ja näpud endiselt sügelevad, siis me lükkame ennast kööki selleks, et veel üht-teist head paremat teha, mida siin piirkonnas siis on võimalik väga sellist oma maitselist ja erilist saada ja mahetoitu. Täpselt nii ta on, nii et mis muud kui, et võit kööki ja kindad kätte, noad teravaks ja läheb andmiseks. Kas Erki tunned? Milline selline ehe maa suitsusingi lõhn. Jaa. Issa ma olen nii ammu tundnud. Üks asi, kas sa tunned, teine asi, kas sa näed? Ikka näen, loomulikult. Tead, see on üks ütlemata kuulus sink. Ma arvan, et see on üle maailma lausa kuulus sink, sest et see on meil Mooska talust tulnud, suitsusauna talust. Eda ja tema abikaasa suitsutavad seda seal. Ma ei saa. Lähed mekkida või? Loomulikult. Seda suitsusinki valmistatakse niimoodi, et... Aga see viil ei peaks hästi õhuke olema või? Ei, no siis hammas põrub. Mis see hammas teeb? Põrub? Põrub. Kui on õhuke viil sinki, siis hammas põrub. Sink on... See koht, et lapsepõld tuleb meelde. Aga meil on tegelikult vererahvas siin ka valmis. Mulli, miks teie jaoks on ütlemata oluline see, et kõik oleks tegelikult just puhas ja mahe? No meil päris kõik ei ole, aga enamus ikkagi esimene asi on see, et tooraine on igasugustest GMO-dest vaba, eks ole, nitrititest absoluutselt. Meie tulevane põlvkond on terve, kui sööb rohkem mahedad ja kindlasti me toetame ka oma siin lähedasi väikeettevõtjad, kes on mahedad ja ma arvan, et see ringlus võiks nagu üldse natuke laiem ja suurem olla. Nii, aga kui me siin köögis juba oleme, noor perenaine, anna meile mingid suunitlused, kuidas me saame sulle praegu näiteks abiks olla? Ma siin natukene ette valmistanud, teeme täidetud kartuleid. Ehk siis siin on mul juba, võib-olla tahate sinki juurde siia panna, et ikka oleks mehisem ja see maitse on hea. Siis siin on kartul, minu enda tehtud sõir ja siis sink ja natuke peterselli. Paneme siia täidiseks ahju, kõvajuustu peale ja väga hea eelroog. Kas mida ma nüüd praegu teen, on seal ka mingi eriline spetsiaalne nimi, kuidas seda kutsuda või? Ma ei pea peenutsema. Ei. Täidetud kartul siis on see või? Kevad gurmee eelroog. Ja mis selle nimi on? Täidetud sõirakartul. Täidetud sõirakartul. Lihtne. Ja pearoog siis on meil kanarull. Mahekanarull, Äntu mõisa mahekanarull. Äntu mõis on nüüd natuke kaugemal Võrumaast, aga sellegi poolest ikkagi kodumaine. Eestimaine ja mahe. Ja siin vahel on ka veel see mahe hakkliha ka. Ja siis saab valmistada lisandid juurde. Ja siis võib teha sellele eelroale salati põhja alla kartulile. Nii, võtame siis, mõtlen siit väga kausi. Nii. Siin saab segada siis ära selle. Ma ei tea, kas ma teen õigesti või mitte, aga ma hakkisin ära. Ei ole vahet. Aga aitab, ma arvan, et sest natukene siia põhja. Kusjuures need on ka kohalikud. Kohe Kasaritsa aiast toodud täna hommikul värsked võrsed kõik, nii et... See Kasaritsa aed on siin samas kohe. Paar sammu, jah. See on sinu lemmikud või? Jah, need on nii head ka ja nii ilusad näevad välja. On. Anname natukene värvi ka. Nad on nii ilusad, et neid ei ratsi süüagi mitte. No vaata. Vaata, kui mänguliselt kädi teeb seda kõik. Õpi. Kuna on kevad, siis paneme ikka värvi ka nagu kevadisi värve. Praegu on veel väljas ole väga värviline, aga saab ise teha värviliseks. Nüüd siia kõva just peale. Nii harva, kui keegi tuleb ütlemas mulle köögis. Et ei oska. Tunda juba lõhnaid, jah? Jaa. Ossa poiss, see juust on tõesti väga aromaatne. Ennem sattusin kööki siis, kui noor perenaine tegi niimoodi.
oi, mitte niimoodi. Ta tegi nagu, ikkagi nagu häälega, siis mõtlesin, ma tahan ka kindlasti proovida. Vot. Valmis. Ise lased kella, ise viid lauda. Ja. Kas ma võin nüüd viia kliendile, jah? Jaa. Väga tore. Meie pearoaga läheb pisut veel aega ja siin noor perenaine ütles, et ega siis seda aega niisama ei ole mõtet raisku lasta, vaid me täidame selle aja sellega, et me valmistame juba ka magustoitu ette. Rullbiskviit, kamarullbiskviit. Urvaste kamaga. Sip. Aha, näed, siin tuleb veel midagi juurde. Nõtke randmeliigutusega asetame. No paneme niimoodi, et paneme selle püree nagu alla ja rulli tõstame sinna peale. On ju? Siis on ta nagu, toit peab olema ikka mitmekordne ka, et... Sa mõtled nagu mitu korrus siis või? Jaa. Paned pira. No näed. Teeme võib-olla niimoodi, et ta ei jää kuidagi esteetiliselt ilustanud. Suuna päriselt. Mida ma... Neid saab ka ju valesti panna kuidagi. Ei saa. No võt, palun väga. Ma lähen viin siis lauda. Vii lauda. Yes! Nii, palun. Wow. Vau, see ongi vau. Ehk siis pastinaagi ja porgandi kreem, värsked juurviljad ja Äntu mahekanarull, hakkliha ja seal oli veel basiilikud ka vist sees. No vähemalt minu arvates oli, aga head isu, head mekkimist. Erki, oli see vast täna üks toidumaraton, ma ütlen sulle. Palun. Aga mida sa sellest õppisid siis? Kas me saime oma küsimusele vastuse, mis on Võrus just nimelt see, mis teeb sellest Võrumaa kandist selle erilise kandi? No oma maitse, puhas maitse, mahetoit, eks ju. Toredad inimesed. Toredad inimesed, võt seda küll. Mis kõige tähtsam, toit valmib armastusega. Ja see, mida sa saate alguseski ütlesid, et siin on nagu nii palju selliseid positiivseid nuansse, mis kogu selle olemise mõnusaks teeb ja seda kõike see pakkus, aga tead, ega kui nüüd järgmisel nädalal sa ütled, et lähme jälle kööki ja teeme süüa, siis teist korda ma seda praegu üle ei elaks. Vabandust.